nädal turgudel, kätte on jõudnud 34. nädal, aasta on 2024 ja minu nimi ikka Urmas. Vaatame siis taas üle, mida eelmine nädal meile turgudel pakkus ja mida tõotab uus nädal tuua. Nädal siin algas sellise, ütleme, ettevaatliku optimismiga, kus USA futuurid siis näitasid väikseid tõuse, Euroopa turud jätkasid samuti tõusu ja keskmes olid seal siis olulised makroandmed, näiteks USA tarbijahinnaindeks ja jaemüügistatistika ja nädala edenedes siis andis kolmapäeval avaldatud oodatust pehmem USA CPI märkimisväärse tõuke, tuues siis põhiinflatsiooni madalamale tasemele aastast 2021 põhimõtteliselt. Ja see suurendas siis ootusi võimaliku intressimäära langetamise osas järgmisel kuul. See siis loomulikult turule praegu tundub meeldivat ja optimismi suurendas veelgi tugev USA jaemüügi statistika neljapäeval, mis siis vähendas muret USA tarbijate tervise pärast. Ja need andmed siis toetasidki mitte ainult jätkuvat pehme maandumise narratiivi seal, vaid tõid ka siis rohkem lootust järgmise intressi langetuse osas või nüüd üle hulga esimese siis langetuse osas, mis peaks järgmine kuu aset leidma. Euroopa ja Aasia turud jätkasid ka siis oma tõusu järgides USA turge. Enamik indekseid tõusid kogu nädala jooksul. Ja Aasias, kuigi nüüd Jaapani turud seisid silmitsi seal mõningaste ebakindlustega seoses peaminister Fumio Kishida otsuse tõttu ametist lahkuda, püsis üldine turumeelestatus siiski positiivne. Ja Hiina võlakirjaturu arengud siis pälvisid samuti tähelepanu, et see siis tegelikult globaalsete teemade kõrval jäi siiski suhteliselt väikse tähelepanuga sündmuseks seal. Geopoliitiliselt muidugi püsisid need Lähis-Ida pinged ja Ukraina konflikti teemad üleval, aga turud pigem siis tuginesid siiski majanduslikele näitajatele, mitte nii aga väga geopoliitilistele riskidele. Ja kui nüüd siit vaadata seda VIX-i liikumist, et seda me oleme ka siin ju kogu aeg jälginud, siis seekordne selline turuehmatus oli üks olulisemaid, et see oli üks kiiremaid VIX-i indeksi tõuse ja ka languseid. Et mis see siis tegelikult tähendab? See tähendab seda, et turg rahunes väga kiiresti ja likviidsus on ka siis taastunud, et selline pikaajalise volatiilsuse ootus on nüüd vähenenud, olgugi, et ma arvan, et selliseid raputusi siin tuleb veel, et see ei ole veel päris kiire langus, et me oleme sellises uues majandustsükli faasis nüüd otsapidi, mis kestab veel järgmised 10-11 kuud, järgmise aasta kevadini suveni välja. Ja siin tuleb veel vägagi kiireid tõuse ja languseid selle jooksul, nii et selles mõttes tuleb olla valmis selle volatiilsuse kasvuks ka. Aga turg on praegu selline üsnagi ootusärev ja tundub, et oodatakse seda intressilangust ja kõike muud, aga nagu me teame, siis enamasti toob esimene intressilangus kaasa ka tulevikus turgude languse ja ka majandussurutuse. Eks näis, kas seekord ka nii välja mängib või on suutnud Jeremy Powell seda mängida nii, et siiski ei tule majandussurutist, raske öelda. Tavaliselt nad siiski jäävad ikkagi hiljaks. Ja kui vaadata nüüd seda, mis toimub seal nende megakäppide ja muude S&P aktsiate tootlikkuse vahel, et siis tegelikult siit me näeme, et siin 2022. aasta esimesest kvartalist kuni 2023. aasta esimese kvartalini oli siis suurte tehnoloogifirmade kasumi kasv siis ka oluliselt madalam kui üldine keskmine. Aga
alates siis 23 aasta teisest kvartalist siin on olnud see kasv hüppeliselt ikkagi kõrgem keskmisest. Ja nüüd on hakanud see vahe siin kahanema, ütleme nii. Et sisuliselt tehnoloogiafirmad on hakanud natukene võrdsustuma siin ülejäänud turuga. Et kas see tähendab siis seda, et selline seitsmiku domineerimine hakkab võib-olla aja jooksul vähenema või on see lihtsalt üks normaliseerumise tsükkel, eks seda aeg vaid näitab, aga jah, hetkel siis statistika meile sellist infot annab. Ja kui vaadata siin veel natukene neid megakäppe vähe lähemalt, et siis vasakpoolne graafik siin näitab, et need hinnangulised tuleviku tootlikkused on küll hakanud langema siin, aga siiski on see oluliselt kõrgem siin nende tehnoloogia ettevõtete puhul kui keskmine S&P siis PI. Et seda siis vaatamata hiljutisest languse faasist siin. Ja parempoolne graafik näitab, kuidas nende samade suurte ettevõtete kasumiprognoose on alates 30. juunist korrigeeritud siis. Ja näeme, et enamiku ettevõtete nagu Meta ja Nvidia EPS-i prognoose on tõstetud ja teiste puhul siis on siin võib-olla isegi nagu langetatud, et S&P üldiselt on nagu pigem languses ja Microsoft on samuti üks nõrgemaid siin. Et vaatamata sellisest kõrgest hinnangust nende ettevõtete puhul siiski me näeme, et kasumi ootused on jäänud üldiselt üsna vastupidavaks, nii et siiski kogu see seitsmik võiks veel, või mitte kogu, aga ütleme nii, et siin suuremad nagu Meta ja Nvidia ja Apple isegi on siiski suhteliselt heas kirjas. Siis mida näiteks algod ja CTA-d, nagu neid nimetatakse siin turu peal teinud on, et siis need on siin vahepeal üsna hoogsasti müünud, et sellest ka siis see vahepealne turu langus või tehnoloogiasektori langus. Et see on olnud siin üks kiiremaid langusfaase alates siin viirusekriisist seal 2020 aasta alguses. Et nüüd on tegelikult siis jällegi ootused ülespoole liikumas, et sisuliselt Goldman Sachsi prognoos viitab, et CTA-d siis on sellel nädalal pigem ostulainel, et igal võimalikul puhul siis nad võib-olla ostavad, et kui turg läheb alla, ostavad, kui turg läheb üles, ostavad ja kui turg püsib külgliikumises, ikka ostavad. Et sisuliselt jah, muidugi siin toetab ka see, et jällegi buybackid on tagasi, et ettevõtted ostavad ka päris usinasti oma aktsiaid tagasi. Nii et selles mõttes on praegu seda ostuhuvi ikkagi tunduvalt rohkem, kui et müügihirmu kõige selle baasil, kui nüüd ei tule just mingisugust üllatust või musta luike või mis iganes, et siis praegu turumeelestatus on suhteliselt positiivne, jah. Ja mis me siin veel näeme, et 2024 aastal on näiteks ka vedude maht siin ikkagi olnud tunduvalt kõrgem, kui olid aasta tagasi. Ja see maht võiks nagu ikkagi püsida, et see viitab ka siis võimalikule turu tugevusele ikkagi vähemasti praegu lühemas vaates. Siin tuleb muidugi vaadata seda Dow Jonesi transportsektorit nagu eraldi ka, et see on tavaliselt olnud selline indikaator, mis viitab võib-olla võimalikule turukorrektsioonile ja majanduse jahenemisele, aga hetkel tundub küll, et vedude maht on püsimas ja tegelikult siin aasta lõpupoole ju on ta alati olnud tugevam.
et tulenevalt siis sellest sesoonsusest ja kõigest muust. Ja mida veel võiks nagu tähele panna, et jah, siin võlgnevused erinevate nii-öelda krediidiliikide lõikes USAs, me teame, et siin on andestatud neid tudengilaene ja see on selles mõttes väga tugevas languses olnud selle põhjusel. Aga mis on olnud nüüd viimasel ajal tõusul, et jäädakse aina rohkem võlgu siis nii-öelda krediitkaardi maksetega. Et siin on siis 90+ päeva maksmata jäänud laenude osakaal ja see on tõusnud siis üsna märkimisväärselt ja veel tõuseb ta siis näiteks autolaenude puhul ehk siis leasingud. Nii et selles mõttes tarbija, ütleme nii, et ressursid on ikkagi suhteliselt piiratud ja sellepärast ma olen natukene ettevaatlik ka nende statistilise numbrite suhtes, mis siin välja anti just eelmine nädal, et ega see tarbija kindlus nii väga tugev ikkagi ei ole. Et statistikat annab väänata nii ühte kui teistpidi. Aga kui seal eelmine kvartal neid jällegi korrigeeriti, siis uue kvartali tulemused tunduvalt paremad, aga neid siis ikkagi seal muditakse jah, nii nagu parasjagu vaja on. Nii et ikkagi tundub, et tarbijad on aina rohkem hädas, et see vastab ikkagi rohkem tõele. Buybackidest sai juba korra mainitud, et selles mõttes me oleme siin vägagi tugevas buybacki nii-öelda sellises faasis ja buybackid on ju siit aina rohkem hoogu kogunud. See aasta ennustatavasti tuleb üks tugevamaid buybacki aastaid üldse osas. Nii et me oleme sellel teel juba päris ilusti peaaegu et ületamas siin eelmisi tippe varsti. Et eks ta on üks moodus siis, kuidas nagu maksuefektiivselt nii-öelda aktsionäride huve kaitsta, et dividendid ei ole nii hea võimalus, sellepärast et sealt tuleb makse maksta, aga kui ettevõtted ostavad oma aktsiaid tagasi, siis justkui nagu see pirukas jääb aina väiksemaks, et kasvab ju olemasolevate aktsionäride nii-öelda siis osakaal või omandi suurus jah, nii-öelda. Et selles mõttes ei ole ta nagu paha mõte, aga siit me näeme seda trendi, et viimaste kümnendite jooksul on siis buybackid aina rohkem hoogu võtnud jah. Siis mõningasi teisi uudiseid, mis võib-olla oluliselt silma jäi, et Starbucks oli siin uudistes ja nemad on siis otsustanud endale tuua uue tegevjuhi Brian Niccol, kes siis varem aitas Chipotle välja tuua kriisist ja oli siis väga märkimisväärne nii-öelda juht ettevõtte jaoks. Nüüd on ta siis meelitatud Starbucksiga liituma ja Starbucksi juhtima. See muidugi tõi kaasa väga suure optimismi ja Starbucksi aktsia tõusis seal 20% circa selle uudise järel. Et sisuliselt on see nagu aktsionäride jaoks suur selline päästeingel või kuidas nagu tundub, et eelmine tegevjuht ei tulnud nagu hästi toime jah, ettevõtte juhtimisega. Samas siis Chipotle aktsia kukkus 12% selle uudise peale, et seal on jällegi investorite mure, et juht läheb minema, et ei tea, mis edasi saab. Nii et üsna oluline praegu vangerdus. Siis veel Disney on siin tegemas suuri investeeringuid, et plaanivad nad siis investeerida järgmise 10 aasta jooksul $60 miljardit oma teemaparkide ja kruiisilaevade laiendamisesse, et see on ka üsna oluline silmast pidada. Tesla on siin uurimise all, et senator Elizabeth Warren siis seal küsitleb Tesla juhatust Elon Muskiga seotud võimalikest huvide konfliktidest. Nii et tasub olla valvas, seal ikka üht-teist toimub, et kogu aeg on ta seal hammasrataste vahel. Ja JetBlue on siin väga tugevas languses olnud, JBLU on siis see sümbol, et langes ta siin üle 20% pärast krediidireitingu langust ja uute võlakirjade välja laskmist.
Google on ka jälle uudistes, et tahetakse teda seal tükeldama hakata, et osa justiitsministeerium siin kaalub Google'i jagamist ja tahetakse siis näiteks Chrome'i brauser ja Androidi operatsioonisüsteem müüki panna või sundida müüki panema, et näis, kui palju nad siis suudavad seda mõjutada, aga tegu on siis üsna monopoolse ettevõttega, nii et see võib-olla oluliselt siis määrab ka Google'i edasist arengut või ka aktsiahinda. Boeing on siin nüüd võib-olla positiivsemalt isegi nüüd üle pika aja jällegi uudistes, et sõlmis ta siis 72 lennuki tellimuse, ületades Airbusi tellimuse isegi, hoolimata sellest, et aastalt on siis tarned olnud languses seal circa 29%. Ja Mars omandab siin Kellanova $36 miljardi eest, et see on siis circa 33% preemiat praeguse Kellanova aktsia hinna suhtes, nii et jällegi üsna oluline uudis ja Buffetti viimased liigutused tulid ka välja seal, et mida tema siis on siin teises kvartalis korda saatnud, et Ulta Beauty't on ta siin ostnud ja Heiko aktsiaid näiteks. Et needki said siin päris kõvasti selle uudise peale hoogu juurde ja samal ajal ta siis müüs $1 miljardi väärtuses Snowflake'i ja lahkus ka Paramountist, et sellised uudised siis sealt maalt. Ja Stellantise aktsionäride hagi on ka siin läbi käinud uudistest, et STLA on siis kaevanud ettevõtte kohtusse, väitis, et ettevõtte eksitas neid tõusvate varude ja muude probleemide kohta enne pettumust valmistavate tulemuste avalikustamist, mis siis aktsia hinna langusesse viis, nii et eks siis näis, kuidas selline aktsionäride hagi välja veab. Veel siin võib-olla majandustulemustest, et Walmart oli üks tugevamaid tõusjaid siin, et eelturul tõusis circa 7% peale majandustulemusi ja see on igati hea uudis. Iseenesest ettevõtte kohta Alibaba oli languses, et nende tulemused siis ei olnud nii soodsad, JD.com samas tõusis, et nii palju siis Hiina poole pealt. Ja Lenovo teatas siin muljetavaldavast 20% suurusest tulude kasvust eelmises kvartalis, mis ületas siis prognoose ja näitab ettevõtte tugevat positsiooni muidugi seal sektoris edasi. Et nii palju siis uudistest, aga lähme siit siis edasi kaartide või graafikute juurde, et S&P, nagu me näeme, on siis väga tugevasti olnud tõusus ja praegu jõudnud ilusti isegi rohelisele lainele juba. Nii et siin on päris kena võib-olla ostupositsioon tekkinud, olgugi, et natuke mind hirmutab see järgmise nädala algus siin. Et siin võib tulla väga ootamatud ja üllatavaid samme. Tõenäoliselt ikkagi indeks püsib veel praegu natukene tugev, et kas ta teeb siit nagu topelttipu või jääb praegune tase siin vastupanuks. Eks seda siis uus nädal juba näitab. Aga kui me vaatame nädalas graafikut, siis see on ikka igati positiivne ja eelmise nädala siis see toetuspind siin sai määravaks. Nüüd me siis jällegi võitleme tõenäoliselt vasti uue selle vastupanuga siin. Ja kui kõiki suuremaid indekseid vaadata, et siis enamus neist olid nagu üsna tugevad välja arvatud small capsid, et need ei taastunud nii tugevasti kui teised, et kõige tugevama taastumise tegi läbi Dow Jones. Aga neil kõigil on siis oma vastupanu siin ees eelnevatest tippudest, nii et seda tasub jälgida üsna hoolega. Kuigi see uus nädal tõenäoliselt tõotab ikkagi tulla pigem positiivne. Ja tõusuteel on ka taas siis 50 päeva keskmine osa turu lõikes ja samuti püsib kõrgel ka 200 päeva keskmine endiselt. Ja VIX, nagu siin mainitud juba, et tegi ühe ajaloo kiireima languse siis sellest viimasest äkilisest tõusust. Nii et see viitab ka pigem turu tugevusele praegu ikka veel edasi. Ja siit siis sektorite koha pealt, mis silma jäi, et võib-olla siis tehnoloogia oli üks tugevamaid tõusjaid, siis ka
consumer discretionary ehk siis tarbijakaubad ja ka nii-öelda tarbekaubad samuti on tegelikult üsna tugevas positsioonis. Ja veel võiks välja tuua siis tervishoiu ehk siis healthcare. Et need on praegu ühed tugevamaid sektorid, mis siin silma jäid. Veel finantsid ka võiks välja tuua. Okei, ja siin siis kogu sektorite koondvaade nädala lõikes, et kõik sektorid peale kinnisvara tegelikult siis olid suhteliselt rohelises. Ja võib-olla siis tehnoloogia võttis üsna hästi järgi, kõige kehvem oli siin energia võib-olla siis, mis natuke näitas siin taandumist siin viimase kuu lõikes. Insiderite koha pealt on ka siin nüüd hakanud jällegi müügisurve nädala jooksul silma paistma. Et ostmist on ka olnud, aga müüki on isegi rohkem. Et ostude koha pealt seda tahaks natukene nagu eraldi käsitleda. Et siin on mõned ettevõtted, mis on nagu suuremate ostudega silma jäänud, et siin omanikud on pigem siis näitamas usku oma ettevõtetesse, et mis nagu silma on jäänud, et Disney on üks selliseid. Et Calvin McDonald siis on seal $1 miljoni eest investeerinud oma ettevõttesse. Olgugi, et ettevõte on siis olnud siin suhteliselt suures languses, et ilmselt ta siis kasutab võimalust ja tema usk ettevõttesse on siis endiselt tugev. Siis Zoom Technologies on samuti pildis selle koha pealt, et Henry Schuck on siis investeerinud seal $12,7 miljonit lausa. Suurendades oma osalust 14,5% ja arvestades, et aktsia on siin langenud pea 88% oma kõrgpunktist, siis ju ta siis jällegi usub ettevõttesse, et tasub hoida silma peal. Siis veel ka Red Rock Resorts, ehk siis RRR, sealgi paar tegelast on ostnud $15,8 miljoni eest aktsiaid ja jällegi näitab siis võib-olla sellisesse tugevasse usku. Ja veel võiks välja tuua Custom Truck One Source, CTOS, selline ettevõte, et siingi on võtmeisikud siis oluliselt oma osalust suurendanud ja Standard Biotools ehk siis LAB on samuti pildis $2,6 miljoni suuruse investeeringuga, siis Eli Castini on sinna panustanud. Ja mis siis veel üks aktsia võib-olla, et on BGEN. Sealgi siis ettevõtte on saanud suurema süsti ühe võtmeisiku poolt $20 miljonit. Nii et need ettevõtted tasub hoida radaril, sellepärast et seal ilmselt on ikkagi midagi, mida need võtmeisikud teavad ja miks nad oma raha sinna sisse panevad. See on oluline märk. Siis sesoonselt vaatame turgu ka, et turg on siin nagu me teame, siis võimalikult sellises korrektuurifaasis, eriti just septembris, nii et vaatame, kuidas august praegu vastu peab, aga september pigem on üks negatiivsemaid kuid. Siis selle nädala statistiline vaade pigem, nagu öeldud, viitab siin võimalikul kasvule, et sellist müügisurvet on olnud läbi aegade ikkagi vähem, aga siiski on olnud, et ei saa välistada. Ja augusti lõpp, pigem võiks siin ikkagi pidada vastu veel, et päris langust nagu keskmiselt ei ole olnud siin. Astroloogiliselt esmaspäev on üks koledamaid päevi, ütleme nii, et vaatame, kui suuri raputusi see esmaspäev toob, et kas siin on mingisugused geopoliitilised asjad või on seal mingid muud sündmused, mis esile tulevad, igal juhul tasub olla valvas, aga need ei pruugi olla nagu väga permanentsed sellised raputused, ehk et turg ilmselt siiski taastub, et aga lihtsalt seda volatiilsust on hästi palju. Ja mis siis meie Blackbox mudel näitab, et see nädal on ka selline üsna üplik, et ei ole ta ei väga roheline ega ka väga punane enam. Nüüd eelmise nädala prognoos, mis Patreoni kanalil sai välja käidud, et seal
ta väga nüüd täpne võib-olla ei olnud, et natuke oleks võinud seda kohendada siin, aga siiski trend oli nagu õige enam-vähem ja pöördepunktid ka põhimõtteliselt tulid nagu välja. Et kulla puhul oli pilt tunduvalt täpsem, aga siiski ta oli pöördasetuses, ehk siis tegelik algne prognoos oli tagurpidi. Nii et jällegi, eks neid tuleb jälgida, kuidas ta siin mängib, aga jah, üsnagi täpne prognoos, kui ta siis õiget pidi sai pööratud, nii et see töötas hästi ja need uue nädala prognoosid on juba Patreoni kanalil üleval, turutrendid selle nimega siis on ta leitav. Ja mida siis uuelt nädalalt võib-olla oodata, et võib-olla poliitilise maastiku pealt on seal siis üks olulisemaid sündmuseid see Demokraatliku partei rahvuskongress, mis toimub siis esmaspäevast kuni neljapäevani Chicagos ja selle üritusel siis kinnitatakse ametlikult erakonna presidendikandidaat ja arutatakse ka partei programmi enne novembri presidendivalimisi ja siis presidendikandidaat, võimalik kandidaat ehk siis jah, Kamala Harris esineb seal neljapäeval kõnega, et näis, mis seal siis toimuma hakkab, et ega nad seda algust siin väga heale ajale ei ole, ütleme nii, et ajastanud, et noh, kas sealt tuleb mingisuguseid olulisi uudiseid või üllatusi, eks siis seda nüüd uus nädal kohe näitab ja võib-olla see siis ka raputab turge natukene või on see midagi muud, eks siis aeg näitab. Samas selle nädala suurim majandussündmus on kahtlemata iga-aastane Jackson Hole'i majandussümpoosium, mis siis toimub 22. kuni 24. augustini ja seal kohtuvad maailma juhtivad keskpankurid ja majandusteadlased, et arutada globaalseid majandussuundi ja loomulikult rahanduspoliitikat, et Jeremy Powell seal esineb ka reedel. Ja see on üsna oodatud kõne, et sealt võib jällegi mingisugust uut sentimenti tulla või mis iganes ta suudab sealt, millega ta meid suudab üllatada, jah. Ja lisaks avaldavad siis selle nädalal ka majandustulemused jaekaubanduse gigandid nagu Lowe's ja Target ja tehnoloogia poole pealt siis Palo Alto Networks ja Snowflake näiteks on tulemas välja. Mis siin veel võib-olla silma jääb, et esmaspäeval nüüd kohe on siis Estée Lauder, ehk siis EL, teisipäeval siis Lowe's, mis siin veel on siis Keysight Technologies, kolmapäeval võib-olla DJX Companies, Target ja kolmapäeval samuti Analog Devices, Synopsys ja siis neljapäeval on veel Intuit, Ross Stores ja Dollar Tree, ehk siis jällegi jaekaubandust seal neljapäeval rohkem pildis. Siin siis kogu kalender selle nädala ettevõtetest või olulisematest ettevõtetest, jah. Nii, et liigume siit siis edasi võib-olla graafikute juurde, jah. Et vaatame nüüd pöördepunktid ka üle. Pöördepunktidest nii palju, et S&P puhul siis järgmine pöördepunkt ongi esmaspäeval kohe. Ja sealt edasi tuleb siis neljapäev 22. august esile. Et nagu öeldud, praegu on siis pilt läinud üsna ilusaks roheliseks, aga siin on teatav vastupanu siis ees selle viimase tipu juures. Vaatame, kuidas ta siis sealt välja mängib. Kulla puhul viimane pöördepunkt mängis välja päris ilusti. Nüüd eelmine siin, mis oli reedel. Turg tegi siin väga äkilise kannapöörde selle pöördepunktiga, jah. Ja järgmine pööre on siin oodatav esmaspäeval 19. kohe ja sealt edasi siis kolmapäeval 21. Nii et hoiame siis sellel ka silma peal. Loomulikult täpsem tsüklianalüüs on üleval juba Patreoni kanalil, nii et selle leiad sealt. Ja Bitcoin on endiselt üsna negatiivsel lainel siin, nagu näha. Püsib küll liikumises, aga ei ole praegu erilist tugevust ega ka suuremat nõrkust näha olen rohkem. Tallinna börs samuti küll liikumises, suhteliselt sarnane pilt. Siis vaatame võib-olla
suuremad aktsiad ka siin üle, et Apple on püsinud üsna tugevas ja väga tugeva taastumise ka teinud tegelikult siin, jah. Et selles mõttes on Apple üks tugevamaid praegu. Amazon siiski püsib negatiivsel foonil ja ei ole siin väga seda tugevust paista. Google sama seis, Meta on üks tugevamaid siin, sellega sai eelmine nädal tehing ka tehtud, see oli üks meie soovitusi ja ise ma võtsin siin kasumi välja reedel, et veidikene võib-olla pelgasin seda uue nädala algust ja samas ta on siin ka vastupanu juures, et siin topelttipp on tekkinud, nii et praeguseks ma siis tehingust väljusin, ei ole hullu, mingisugune kasum siit sai teenitud, aga eks vaatame, mis uus nädal toob, et siin võimalusi tekib ikka ja jälle. Microsoft ka püsib negatiivsel lainel, tugevust on hakanud näitama siis Nvidia taas, et see on positiivne. Ja Netflix, niivõrd kuivõrd, et ta on ikkagi vastu seda vastupanu ja ei ole veel päris sellist kindlust, et ta siit edasi suudab läbi murda. Tesla ka püsib üsna nõrgal lainel praegu. Palantir on üks selliseid, mis on nüüd üsna hästi jõudu näidanud ja momentum on üsna tugev. Et see oli ka üks soovitusi siin mõni aeg tagasi, et tasus silma peal hoida ja tõesti, nüüd on ta siis uuesti tõusule tõusnud. Zscaler on ka üks selliseid ettevõtteid, mis on meie fookuses, sest et ta on nüüd jõudnud siin üle pika aja kasumisse ja mis nende ettevõtetega juhtub, mis kasumisse jõuavad, nad kipuvad ikkagi paremini performima. Nii et hoiame silma peal. PayPal on samuti väga ilusti tugevust näitamas ja võimalik, et ta murrab ka siit sellest vastupanust õige peal läbi. Lululemon püsib endiselt väga negatiivne, nii et siin ei ole midagi muutunud. Et sellised seisud ja mis veel nädala lõikes võib-olla sai tehtud, et mõned eelmise nädala soovitused ma võtsin ka siin enda poolt käiku, et CRL on üks selliseid, mis on nagu siis lühike kandidaat, ehk siis panustasin võib-olla langusele. Vaatame, kuidas sellega siit läheb. Tech on samuti, et see võib-olla ei ole praegu nii hästi performinud, aga siiski pigem on ta negatiivse fooniga, nii et ma olen endiselt temaga lühikeses positsioonis. Ja kust ma väljusin oli Walmart, et see siis saavutas siin peale seda majandustulemust väga ilusa tõusu, eks ole, tegi ja siit ma ka väljusin kohe neljapäeval, kui see ilus tõus toimus, et tegelikult see tehing minu jaoks on olnud üsna pikaajaline siin, tavaliselt nii pikalt isegi hoia, aga see tõus on olnud väga ilus ja nagu öeldud, et sesoonselt oli siin ka veel augustis ilusat tõusu näha, nii et kasutasin selle hetke ära ja läksin siis lõpuks välja sellest tehingust. See tehing sai alguse siin 8. mail mul ja esimene kasum sai võetud juba siin peale esimest tõusu või esimest käppi ja nüüd siis väljusin lõplikult. Et eks siis hakkame jälle uusi võimalusi otsima, aga see oli päris ilus selline tehing, et see kokku siis päädis circa 22% kasvuga siin, et kokku ja kahes osas. Nii et selline asi ja McDonaldsist ka otsustasin lõpuks ikkagi väljuda reedel, et jällegi võib-olla need raputused on natukene siin ees, et siiski püsib väga tugev, et võib-olla ma otsin siis uusi sisenemiskohti, kui see tugevus jätkub. Nii, aga sellega võib-olla tõmbab siis otsad kokku, et siin kohe nüüd uue nädala alguses peaks tulema ka uus S&P signaal, et vaatame, mis see siis meile näitab. Hetkel indikaatorid on hakanud ilusti rohelist näitama S&P puhul ka, jah. Et näis, kuidas see vastupanu siis mängib, aga minu poolt selleks korraks kõik. Soovin teile edukat nädalat ja kohtumiseni taas uuel nädalal.